Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Meie seekordses saates teeme juttu elektriteemadel. Tere tulemast stuudiosse Andres Saukas, elektriinsener. Tervist, Eesti rahvas. Aga olge hea, tutvustage ennast natukene lähemalt Objektiivi vaatajatele. No minu vanus on 65 aastat ja ütleme 45 jämedalt olen olnud elektrienergeetik. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, olen Herman Jakobi seltsi liige, kes oli ka kuulus elektrik. Ja lõpetuseks siis võib öelda Tartu Hoiulaenu ühistu liige samuti. Ja pooldan ühistegevust, perekonda ja nii edasi. Ja mille kohta ma öelda energeetika kohta, et see on ühesõnaga elu alus. Ja miks ma selle kunagi valisin sellel põhimõttel, et inimeste hulgas on kolme eriala või kolme mõttemalliga inimesed. Esimesed on arstid, nii, teised on vaimuinimesed, vaimulikud või kes on, ja kolmandad on päris teadlased. Ja põhjendus on väga lihtne, sest nemad ainukesena toetuvad loodusseadustele. Vaimuinimesed ja parimad teadlased toetuvad ka universumi seadustele. Aga see ei ole tänase päeva teema. Teema on meil ikkagi küsimused paluks. Jaa, väga kena. Alustame siis päris algusest ehk Eesti inimeste jaoks on elektri hind tõusnud täna pöörastesse kõrgustesse. Katsume kõigepealt üheskoos analüüsida, miks me oleme sellisesse olukorda jõudnud. Selline olukord, ütleme, tekkis, kui me suure hooga tormasime rohepöördesse. Kuni eelmise aasta suveni oli elektri hind oli 30 megavatt-tunni või megavatt-tunnini võimsus. Aga kui võtsime vastu direktiivid rohepööre, siis momendiga kasvatati meile numbrid selga. See on ühesõnaga rohepöördeks, nimetavad nad CO2 ja muude heitmete, mis on energeetikuks vaja. Aga ma räägiks ära, mina ei saa sellest rohepöördest aru ja ma usun, et paljud vaatajadki ei saa sellest rohepöördest aru. Rohepööre oli esimene otsene, faktiline oli, kui ma olin Nõukogude kroonus. Ja 7. november oli siis suur oktoobri revolutsiooni aastapäev. Selleks siis staabi ees oli 2 kaske ja kuused ja need tuli roheliseks värvida. Ja muud värvi ei olnud, kui oli see sõjaväe tanki värv. Ja siis kahekesti värvisime seal. Ja nii, et prillid olid ees ja lõpuks me ei saanud oma seda rohelist värvigi maha. Nimetati meid rohelisteks mehikesteks ja kelleks meil siis need naabersõdurid või need kaaslased nimetasid naljaga. Ja see oli nüüd üks pool, et me siis värvisime kaselehed roheliseks. Ja teine pool selles rohelisest oli siis need kaselehed tuli enne talve maha lõigata. Ja kujutate seda pilti ette, kask tuleb kõikidest lehtedest ühe kaupa lahti lõigata, sest see värv liimis kinni. Ja kui oleks jäetud, siis see kask oleks kevadel ära surnud. Nii. Ja võt siis sellel momendil, kui neid maha lõikasime, läksid jälle kaaslased möölda ja ütlesid vene keeles, ma ei hakkasin vene keelt kasutama, et tere kuldnokad. Siis me ütlesime, me ei ole mingid kuldnokad, me oleme kukuskad ehk käod. Ja võt see väljend jätke nüüd endale meelde. Kägu, mis teeb, te kindlasti teate, kui kägu tuleb linnupesa juurde, mis ta teeb siis? Ta muneb muna. Ja arvestage nüüd, mis meil Eesti riigis toimub täpselt sama. Tuleb ükskõik kas käsk või tuleb mingi delegatsioon, tuleb sisse, midagi ta jätab maha ja see on väga sarnane käomunaga. Ja vot see tekitabki sellise olukorra, et need elektrihinnad ja muud hinnad, kütusehinnad, kõik jooksevad meilt väga kaugustesse minema. Aga kui hakata mõtlema, meil on siin kõrval naaber
temaga on suhted sassi aetud millegipärast, aga kuigi võtame kõik need asjad ühekaupa nüüd läbi, siis on võimalik seda kriisi kõrgustest alla tuua, ilma sõda kuulutamata, ilma palumata, lihtsalt kui minna soliidselt, väärikalt, nii nagu ütleme, on lugu väiksest Peetrist ja suurest Peetrist. Teate seda lugu, see on teistmoodi natukene. Et alguses muidugi teate seda lugu, et suur Peeter ütleb väiksele Peetril kõigepealt sööme sinu koti tühjaks siis ära. Aga väike Peeter ütleb, et kuule, kui sa sööd minu riigi või minu koti ära, sul hakkab kõht valutama ja sa võib-olla sured ära. Ja vot selle peale, mis suur Peeter ütleb talle niimoodi, kuule, sa oled sõber, sa muretsesid minu pärast, et me ära ei sureks. Nüüd teeme kõik nii nagu ikka vihti. Ja on väga lihtne selle kohta peale. Aga praegult, mis nagu toimub, toome üks väikse Juku loo sisse ka, millega toimetatakse, ennem naersime, et oli see rumal Vanka ja siin nõukaajal. Aga toome Juhani sisse sellise näitega. Õpetaja kohtab Juhanit üle pikka aja. Kuule, Juhan, sa olid Juku, nüüd tead, matemaatika oli seal koolis niivõrd kehva. Ja nüüd oled sa sellise rikkuse, suure hulga ja raha ja kuidas see sul võimalik on? Juku ütleb, see on ju nii lihtne. Ostan ühe asja 1 euroga, müün 11 euroga edasi ja sellest 10 prossist mulle täpselt piisab. Noh, tore, kui Juku olukord oleks selline, see 10 prossi. Aga nüüd järgmine mees, kes selle ostis 11-ga, mängib samamoodi Jukut, paneb jälle 10 prossi otsa, müüb 110-ga ja praegult meil elektri hind ongi niimoodi läinud. Vahepeal oli ju 1000 oli sees, see tähendab 1 euro kilovati kohta. Nii. Ja tolmuimejad nüüd on 600 vattised, arvestage ära, kui põranda saite ära imetud, 1,5 tundi või 2 tundi on 2 eurot läinud. Nii et lõpuks, kui niimoodi jätkame, siis oma mustuse sisse ka jääme. Aga ma ikkagi ei saa aru ühest väga lihtsast asjast, miks Eesti, kus on pikaajalised elektritootmise traditsioonid, kogemus, ei suuda ennast ise elektrienergiaga varustada. Kas see on siis võimatu? Ei ole. Vaatame siin kõrval just seda pilti, kus on näha elektri tootmine ja tarbimine. Tootmine on roheline, praegult on 750 megavatti näitab. Ja tarbime alla 1200. Aga meie maksimaalkoormus, kui panna nüüd 7 jaama, mis Narvas on, 7 katelt tööle üldse kokku, pluss siis siin Iru, Tallinna ligidel, kui kõik toimuvad, me saame selle tänase päeva täielikult kaetud momendil. Ilma millegi investeerimata mitte midagi. Aga segab seesamane tunnihind siin näitab, et see on nüüd börsihind siin. Aga miks me seda siis elektrit peame ikkagi börsilt ostma, et võib-olla selgitate ka selle meie vaatajatele lahti, et kas see börsile kuulumine, börsil kauplemine on Eesti jaoks siis ainuvõimalik lahendus? Börsi, nagu ma nimetan, seda võib võrrelda kasiino pokkerimänguga. Ja mul on nüüd küsimus, kas enamus rahvast käib kasiinos mängu? Ei käi. Mul päris kindlalt enamik ei käi. Nii. Ja selle lepingu sõlmis see, kes läks korraks kasiinosse ja tegigi selle lepingu, sest ega kui teise pildi pealt näha, kus on, ütleme, hiljem vaatame, kui on näha, et selle alla kuuluvad ainult Põhjamaad, Baltimaad ja mõned Euroopa maad, siis börs ei ole ainuõige. Sealt on võimalik välja astuda ehk kuulutada moratooriumiks. Kas ajutiselt või pikemaajaliselt, aga selleks on vaja analüüsi. Ja see analüüsi oskavad teha majandusmehed.
vot siin on nüüd see pilt, näete ise, Norras on praegult hind 18, põhja pool 18-23 megavati eest, ütleme jõuab sinna Oslo juurde, seal on 129, et seal on rikkamad inimesed, ta jagab oma selle raha ära ja Nord Pool ongi tegelikult Norra firma Nord Pool AS, tema on nagu vahendajaks, tema on nagu müügiks valitud, ühesõnaga, kui läheme kasiinosse, kujutame sellise pildi ette, kasiino, et juba jahutatakse kaardid laiali kõik ja üks siis tuleb pool tuikudes on 100 grammi ka võtnud, kas ma ka veel mahun siia letti, siis küsitakse teiste käest, kas me võtame ta siia veel, no see kaardijagaja seal ütleb, no see ütleb ja mõtleme, no siis pane siis ära, siis ta võtab suure hunniku raha, paneb laua peale neid setoone ja hakkame siis mängima. Ja vot siis ongi, kui ta on nüüd purjus olukord, ta on segamini, lastakse tal võita mingi aeg, sai siis setoonid kokku, aga mõtelge nüüd, mis juhtub, kui ta jokis peaga, üksinda läheb kasiinost minema. Kas ta jõuab selle rahaga koju või ei jõua? Äärmiselt ebatõenäoline. Ma arvan ka seda, kas maja võidab tagasi raha või on maja poolt turvateenistus, kes teda saadab mingi maani. Ja vot see on praegu sellise naljaga või ütleme satiiriga võetud lugu, et börssi nimetaksin mina ühesõnaga kasiinoks, mängupõrguks ja igast põrgust on võimalik välja astuda. Aga kui ei julge, ei tea ja ema ei luba, nagu öeldakse, siis ei saa ju välja. No börsi ja ilmselt ka kasiino puhul alati kehtib üks kuldne reegel, millele te juba ka viitasite, maja võidab alati. Ja tema ei jää kunagi ära, ta laseb võita ja võtab ära ja need on kõik sellised ühesuunalised tegevused. Aga vaatame nüüd natuke täpsemalt, kuidas toimub elektri hinna kujundamine börsil, kuidas see kauplemine täpsemalt käib? No vaadake, kuulduste järgi oskan mina rääkida. Ja ma ei hakka ütlema nii, nagu poliitikud ütlevad, et see on hea küsimus. Ma parem ütlen, et ma ei tea. Aga kuulduste järgi, nagu on siin enamus poliitikuid ja majandusmehi on rääkinud, et hinna määrab viimane kasiinolauda tulija. Nii nagu selles näites oli, et võtame ta lauda ja siis ta paneb kõige suurema setooni hunniku peale. Tema pani sellise ja siis teised panevad järgi. Nii. Aga mis edasi saab, kes sealt võidab? Võidab ikkagi maja. Ja siit jääbki see, et see Norra firma, kes on selle välja mõtelnud, siis ta võidab. Ja mis pärast ma arvan, et asi niimoodi toimub, kui ta toimuks, vot pildilt on näha, kui ta toimuks niimoodi kasumlikult, miks siis ülejäänud riigid, mis siin allpool on Rumeenia, Ungari, Itaalia, Hispaania, Portugal, miks nemad börsil ei mängis? See on mäng. See ei ole minu meelest tõsiselt võetav. See on minu arvamus, subjektiivne arvamus, sest lepingut pead nägema, aga lepingut mitte keegi ei näita. Näitab ainult see, kelle käest ta praegult on. Ja kuna börsil möllab seal ära, on Elering jällegi allub taristu ministrile ja Eesti Energia allub jällegi rahandusministeeriumile, nii et meil on parajalt mitu pokkerimängijat ja Elektrilevi ka ja mis on veel huvitavamalt, kui edasi jätkata, kui siin küsimused tulevad või on need paljud tegijad on ära läinud siit Eestist. Norra Statoil läks ära, miks? Kütusemüüja. No, jõuame sinna. Aga vaatame seda Nord Pooli tabelit veel. Me näeme siin, et jah, Norras, Rootsis megavatt-tunni hind praegusel hetkel seal 18 euro juures. Meil on 100 euro juures, aga torkab silma, et Poolas ja Saksamaal ja ka Prantsusmaal on see hind tegelikult veelgi kallim. Millega seda võib põhjendada? Et kui niimoodi suurt pilti vaadata, siis meil nagu läheb niimoodi keskmiselt.
no võtame Saksamaa, nii nagu ta on meil kogu aeg suuremaks sõbraks olnud. Saksamaal ju, nagu me teame, eelmise aasta lõppu viimastel päeval lülitati 3 tuumajaama välja. Ja selle aasta lõpus lülitatakse täielikult kõik tuumajaamad välja. Ja mis tal siis üle jääb? Ja jääb üle ainult söökatlad ja see CO emissioon, sellega nad ise tõstsid endale just selle rohepöörde, mida nad kõik seal Euroopas välja mõtlesid. Ja selle kinnituseks on sellise kodulehe pealt WNN, mis tähendab World Nuclear News, selle pealt on näha, et kohalik rahvas ja samuti ka teadlased nii Saksamaalt kui ka ümber riikides, sest nemad sõltuvad oma elektrijuhtmete, oma veresoontega sõltuvad ka Saksa energiast ja nemad peavad siis maksma ka, kui allapoole minna juba Itaaliasse ja need on kõik omavahel ühendatud, siin on ainult kõrgepingemastid üles, kaablit ei ole vaja kasutada, mis kadudega on ära ja vot see ongi nüüd põhjus, et nad tekitasid sellise olukorra, et millest mina nagu energeetika aru ei saa, kui tekib avarii kusagil eemal, siis ma pean jule kiiresti oma toast välja põlema, kui maja põleb seal Jõgeval, siis mina jooksen oma toast välja, et mul läheb ka maja põlema. Aga neil toimus see, et kui 1911 toimus Fukushimas hiidlainega see tuumakatastroof 2011. aastal, siis sellel ajal võeti kohe otsused vastu, et likvideerida Saksamaal tuumaenergeetika ja samal aastal suleti kohe 6 tükki korraga. Nii et nad olid nii eesrindlikud, et isegi energeetikutel oli tegemist, et nii suurelt ja ruttu ära välja lülitada. Sest kõige lõpus, kui on see suur kaart, siis on näha, kust need tulevad ja see on lõpupoole ära. Vot see oli nüüd vastus sellele. Ja teised kõik sõltuvad samamoodi. Poolal on ka samamoodi, kivisüsi on põhiline, sees musta suitsu tuleb ja kõrval nemad on selles sõltuvuses. Aga ülejäänud ei näita, sellepärast need riigid, nendel on oma ära, kui ta ostabki sisse selle 110-ga, siis ta kindlasti kompenseerib ära. Näiteks Prantsusmaalt ma lugesin ära, et Prantsusmaal, kui see hind läheb kõrgemale ja inimene saab palka vähem kui 2000 eurot kuus, kui tema sissetulek on, siis makstakse automaatselt riigi poolt, talle tuleb rahakaart. Põmm tuleb ta arvel. Esitavad oma palgaandmed ja läheb. See on lihtne variant, ei ole vaja mitte midagi muuta, ei pea avaldusi täitma, mitte midagi. On Prantsusmaa tegevus. Ja Prantsusmaa on ka praegult selles suhtes, et tal on kõrge, kuna ta hakkas ka nüüd ehitama, kas 4 tuumareaktorit korraga. Ta avastas ka, et asi läheb juba käest ära. Ta on kogu aeg olnud ära, tal on üle 54 või see on eraldi teema. Ma arvan, et tuumareaktorid, termoreaktorid palju kellelgi on, aga põhjus on just see rohepööre, kus on sees. Nemad saaksid hinna ka ära, aga neil meeldib mängida, raha on ja kelle raha on, see käib iga päev. Ja kuna 90-ndatel tuli mul ka neid kasiinosid siin Eestis ehitades, vahel oli nii kahju oli meestest, kes tulid, päeval olid tööl ja pärast enam ei tulnud tagasi, kadusid kuhugil ära ja ma ei tea. No võt see ei lähe jälle, võt see on see kasiinomäng. Aga vaatame nüüd Venemaa teemat. Kas Eestil ei oleks siis kasulik Venemaalt elektrit osta? On ju olemas ühendused, ometi ma olen kuulnud, et me ostame seda sama Vene elektrit, Venemaa toodetud elektrit Soome kaudu ja väga palju kallimat. Kuidas selle Venemaa teemaga siis on? Venemaa teema on ka väga lihtne. Venemaa ühesõnaga Euroopa Liiduga tegid kusagil peale, just kui see Gorbatšov, Reagan omavahel käed lõid, kui alustati ehitamist seda Prantsusmaale, seda termotuumareaktorit, siis löödi käed ja hakati uurima kogu süsteemi ühendamisest.
ühesõnaga terve võrk, väga ilusti on näha, vot see terve võrk peaks olema ühendatud. Aga nüüd, mis on, et ka otsustati, ma ei tea jälle, kes otsustas ja ütleme poliitik, tema kui ei saa asjast aru, ta alati küsib, see on hea küsimus, vastuseks rohkem ei ole ja kui selle küsimuse niimoodi vastab, siis ta ei tea, ta ei julge tunnistada ka. Ja praegult ongi, et lihtsam on lahti lõigata, nii nagu on ja siis juhtub küll meil täielik katastroof, me jääme tupikusse lõppu, kus enam vaguni ei lähe ja viimane rongipeatus ja kas sõidame üldse sinna, sinna ei ole vaja mitte. Loodame küll selle Rail Balticu peale seal, aga seda on ka selline kahtlane lugu, et ta on suur mahukas projekt, midagi tehakse, et rahvalt tööd ja leiba oleks, see paha ei ole, aga kas lõppeesmärgini jõutakse, sest tuletame nõukaajast meelde Pammi ehitust. Ta on siiamaani omapärane moodustis, et kui oleks võimalust, läheks vaataks koha peal. Ja ütleme niimoodi, et selle asjale edasi minna, tehti 10 aastat kusagil uuringuid ja 2009. oli isegi konverents Moskvas ja seal esines ka praegune ENSTO-E, ühesõnaga vahepeal jõuti kogu see 5 süsteemne võrk ühe mütsi alla viia, ühised programmid, seadusandlus. Me jõuame sinna ka, et meil on seadusandlus ka juba ära lammutatud, et me ei saakski midagi teha. Elektriohutusseadust meil ei ole enam juba 5 aastat, ütleme niimoodi. Sinnani jõuame. Aga just see tehti uuringud ja on praegult, ütleme Venemaal on ta kalevi all, et ühendada see Euroopa võrk terve Venemaa võrguga, mida nimetatakse IPS, sidekriips UPS. Me oleme praegu ajutiselt prellis veel sees. See väike jupikene, et on Belarussi ja Valgevene, Venemaa, Eesti, Läti, Leedu on see pakk, et sellest lahti lõigata ja siis olemegi ENSTO-E-ga ühendatud. Et see on Euroopa ja network ja kuidas ta lahti öeldakse. Aga praegu on kõik võimalused. On vaja ainult võtta julgelt müts või jope selga ja minna Brüsselis põhjendada ära, sest ega praegult meiegi üksinda ei ole nende energiahindadega praegult hädas. Te just praegult rääkisite sellel teemal, et Prantsusmaa ja kõik on hädas. Ja sellega edasi minna, Prantsusmaa praegult teeb juba tuumakütuse uuringuid koos Venemaaga suletud linnas, suured riigid töötavad, teadlased töötavad, aga meil lihtsalt ühesõnaga aetakse, nagu öeldakse eesti keeles, käojaani. Ja see käojaani tegemine on vaja katkestada. Ilmselgelt on ka Venemaal huvi olla ühenduses Euroopa võrkudega ja Venemaal on huvi ka meile, väiksele Eestile seda energiat müüa. Ongi, sest ütleme 2015. uuendas uuesti Vattenfall, on selline Rootsi suur energiafirma, mida võib nimetada võrrelda, et aru saada Eleringiga põhivõrgud ja tema all on ka elektrijaamad, meil on elektrijaamad jälle Eesti Energia, nii et meil on pudru ja kapsad, mida korraga süüa ei saa. Ja nemad näiteks sõlmisid jälle lepingu 3 riigilt osta tuumakütust. Ühesõnaga Westinghausen ameeriklastelt, prantslastelt ja venelastelt. Ühesõnaga, kelle oma on parem. Ja korduvkasutusega nad kasutavad tuumajaamas segamini, vardaid pannakse segamini, et mis on kasutatud, mis on uusvarras ja mõõdud ja on standardsed. Nii et varda ja pelletit ja mõõdud on ühesugused. Aga meie vaatame, kui me läheme siin Euroopasse, Inglismaale või kuhugile, isegi pistikupesad ei õnnestu. Ja arvutitest rääkimata ei sobi laadija omavahel. Aga tuumakütuselt sobib ja nemad teevad koostööd, kõik on võimalik. Siin on vaja ainult lihtsalt ettepanek üles tõsta
ja praegult, kui igaüks on omaette hädas, meie oleme praegult parajalt hädas, kui meie juures nüüd lahti läheks, võiks see ühesõnaga see initsiatiiv tulla meie poolt, helistada sinna, tänna, kõik aadressid on ju olemas. Ja mis on kõige huvitavam, ettekande tegi Ensto E praegune peasekretär, ta on siiani peasekretär ja oli seal Moskvas, nii et asi oleks väga lihtne. Ei tule ta nimi meelde, selle võib üles otsida, kui on vaja, kui oleks vajadust kokku võtta, aga siin ei ole nimed ja numbritega vist ei ole mõtet, inimese mõtteid ja mõtisklumist mõistus segamini ajada. Aga et see plokk kokku võtta, siis kas vastab tõele, et Eesti ja Baltimaad kavatsevad 2025. aastal täielikult Venemaa elektrivõrgust ennast lahti ühendada? Praegune seisuga. Praegune seis on, et proua Simson kohe nagu uhkusega eelmine aasta ütles, et saime nagu alla kirjutada, aga meil on veel aega, sest ükski asi paberi peal on võimalik paber katki tõmmata ja kirjutada uus paber või netis vahetada pealkirja ära, et elamine on. Aga ma sellist, ütleme, suitsiidi küll ei tahaks näha siin, sest see on kole pilt, mis võib tulla siin. Aga räägime ka gaasist ja bensiinist. Gaasi hind on juba märgatavalt tõusnud. Eile tõusis ka bensiini hind rekordkõrgustesse. See olukord ei ole palju erineb enam elektribörsil toimuvast. No see on samamoodi, kui nüüd pilt tuleb ette. Praegult elekter liigub, näete ise, kui elektrist oli juttu siin, et jookseb Venemaale kas tasuta või tuleb siis Pihkvas 13 megavatti ka tasuta, minema läheb 468, tarbime ise rohkem, toodame natuke vähem, on täielikult börs. Keegi võidab, mitte meie. Maja võidab. Maja võidab, nii. No et gaasist oli jutt. Vaatame gaasi. Ja. Näete, gaasi pilt on ka selline imelik, millest mina aru ei saa. Ja aga kui hakata loogiliselt mõtlema, mis gaas see võib olla? Euroopas gaasi ei ole. Ta peab siis ringiga minema sinna kuidagi. Kas ta läheb Euroopa ringiga, Türgi ringiga on olemas. Hiina ringi ma ei usu hästi. Aga laevadega LBKT võib ka saata seda vedeldatud gaasi. Nii et ta ei ole Euroopa gaas, aga Euroopas ta tuleb. Aga gaasiriik on, näete, kõrval, nullis on. Nii Leningradi, Piiteri pool, nagu öeldi, sest miks ma Leningrad ütlen, sest tuuma- ja elektrijaam, nad nimetavad Leningradiks, reaktor Leningrad 1, Leningrad 2, meie nimetame siin Sosnovi booriks ja nii edasi, et ikka nimi, kes algse nime paneb, siis las algne nimi jääb, siis ei tekita segadust. Kui on minu nimi on Andres, võib siis teda lühendada, aga ma ei saa ju kuidagi Peeter olla. Ja võt siin see samane lugu. Ja siis, kui on näha, et siin on praegu nullid, jookseb siit ja paneb sinna Soome poole minema kõrvuti. Ja huvi pärast nüüd vaadata gaasi ülekandeid. Ülekande peal vaadata, mis mul on teinud ära ja ma ei oska sellele küsimusele minna ja rõhud välisühendustes, üle 3. rida. Kui võtame selle pildi ette, näete, siin on nüüd need 4 traati, mida me seal eelmises pildist nägime. Roheline on, kui selle peale minna, siis ta on selle Värska all kindlasti, osa on. See on Narva. Narva oma, see on Narva, Venemaa, sinna tuleb siis ainult. Narva teine on kõrval, punane on näiteks. Kõigis on sees, lähme selle triibu peale, punase näiteks triibu peale, näete, sellel kellaajal 8 läbi või kella 8 oli 27 paari oli rõhku torus. Nii. Ja minul nagu tehnokraadile tekitab küsimust, kas see toru on nüüd tühi või on torus midagi sees
et sellise rõhuga ta seal seisab. No midagi peab sees olema. Kas ta seisab või ta liigub? No peab liikuma. No võib ka seista, võib hoida, sest gaasipaloon, kui kraan on kinni, manomeeter on peal, ütleme, või siis see tulekussuti, tal on ka peal, näitab, et ta on rohelise peal, siis tal on midagi seal sees, et ta on rõhu all. Ja vot siis on, sinine on näha, et läheb Eesti-Soome, näete 45, rõhk on kõva, sealt jookseb kõvemini ja allapoole tulla Balti konnektorist, näete, on 37 kell 8, iga tunni juures näitab, kuidas ta tõuseb, isegi seal liigub. Ja vot siin ma ei oskagi midagi öelda. Vot see oleks hea küsimus, nagu öeldakse, Eleringil rahvas küsiks või keegi vastaks sellele. Milleks hoida mitte vajalikud toru rõhu all, see on ka energiakulu, kui teda hoitakse. On seal vesi sees, on seal vedeldatud gaas või on kokku surutud kuiv gaas, see on ju küsimus. Meil on olemas täielik valmidus, tehniline valmidus osta ja tarvitada Venemaa gaasi, see ei ole mitte kuhugi kadunud. Aga võib-olla ta on gaasivõrkude üldsurveks vajalik, nii nagu meil on vererõhk üleval. Kas see on jälle siis tasuta? Kui me hoiame mingit rõhku oma kraani kinni tasuta ja kui läheb see ümberringi, see 2 gaasijuhet Soome pooles, seal on, hoiavad kraani, nemad saavad kraani keeramisest raha. Siin oli, et me ei lase oma territoriaalvetesse, Nordpooli ega midagi. Tuletage kõik need asjad meelde. Aga olete mitmel puhul välja toonud elektriohutusseaduse olulisust. Ometi tühistati see seadus 2015. aastal. Miks see seadus oleks oluline taas vastu võtta? Vot sellepärast ütleme kohe vastan ära. Kui me tahame üldse midagi teha siin elektriga seonduvat, siis peab olema elekter olulise sõnana ees. Elektriohutus. Kõigil naaberriikidel on ta olemas. Isegi need inimesed, kes tulevad praegult meil siin elektrikud Ukrainast või Valgevenest või Venemaalt, nemad on õpetatud elektriohutusseaduse järgi. Tulevad soomlased siia või lähevad. Ja mis on huvitav fakt, see on, ma olen mitme käest küsinud, lähevad siit meile nõnda nimetatud Kalevipojad. Eesti elektrikud lähevad Soome tööle ja vaadatakse nende oskusi ja nende ohutusdokumente, neil need puuduvad, neil lubatakse vedada kaablid ainult kilpideni. Kilpidesse nad ei tohi ühendada. Nii. Aga need mehed, elektrimehed, kes tulevad Ukrainast, Venemaalt, nemad võivad kilpidesse ühendada. Ja tekib selline moment, see on nüüd ütleme väike moment, lihtne moment, et tulevad nüüd Eesti poisid tagasi, 10 aastat on ta vedanud kaablit, aga ühendanud tal ei ole praktilist kogemust, ta on unustanud, nii nagu kui me läheme siit Eestis ka minema. Väga vähesed, kellel jääb eesti keel meelde. Nad unustavad keele ära, unustavad kultuuri ära ja nii edasi. Ja tehnika pool on sama, ta tahab ju kogu aeg kätega ära, sest see inimorganism, kui käed liiguvad, siis mõte töötab. See on vana sõnadest, aga kui käed kinni siduda ja hoida kusagil pimedas ära, siis ta lõpuks jääbki sinna. Ja vot see on nüüd küsimus, et kui me tahame oma poisse tagasi, nad ei tunne ohutustehnikat, seal nad ei saa tööd teha korralikult. Nad saavad palka küll vedamise eest 2 korda rohkem. Elavad seal kuidagi kehvalt ja nende elu on raske. See on nüüd väiksemast pildist, aga nüüd läheme suuremasse pilti. Tahame ehitada näiteks siia elektrijaama. Tahame ehitada mingit suuremat jaama. Ja meil ei ole elektriohutusseadust. Tähendab, kes ehitab? Ehitab see, kellel on see elektriohutusseadus. Tähendab, see võõras tuleb, tegi selle asja valmis, lõi käega, kirjutatakse ära, 2 aastat on garantiiaeg, ise ülejäänud tegele siis pärast ja olemegi küna ees, maksime miljonid või ära, suured summad ja ohutustehnika midagi ei ole. Aga kui saame niimoodi koostöös teha, nagu ütleme, prantslased ehitavad seal koos seda korduvkütuse süsteemi koos venelastega, seal on mõlemad on nii elektrikud,
prantsuse keel, räägivad vene keeles või räägivad inglise keeles või nad õpivad ära seal aasta-kahega juba suhtlema ja suhtluseks võtavad siis kas konjaki ette ja ma ei usu, et pikka aega veel läheb, praegult on ju niimoodi, et Venemaa ei luba nagu konjaki nime kasutada Venemaal. Ma usun, et varsti on nad jälle sõbrad, et konjak on ka Inglis või Prantsusmaal olemas. Nii et ühesõnaga koostööna sõbralikult tehakse, unustatakse igasugused konksud ära. Ja praegult ongi see ettepanek, et see on vaja taastada ja ta ei ole raske taastada. Vanad variandid on kõik olemas. Ja toon lihtsa näite siin 2000 alguses käisin Podolski linnas, ühesõnaga kahanevaid muhved uued siin paigaldada Eestis ja seal siis nad näitasid ära, et nende muhvid sobivad küll ja Burani küljes sõitsid juba kosmoses ära ja midagi ei juhtunud ja siin hakati dokumente, paberid nõudma, vot nemad ei saanud ka lihtsalt aru, mis on. Küsiti, kui pikk see muhvi eluiga on. See vaatavad mulle otsa, et nagu kaabel, samas materjalist ja vot sellised lihtsad küsimused. Ja vot seal ka, mille peale kui kaugele ma tahan sellega minna, siis ma küsisin, et nüüd tegite Eesti jaoks muhvid valmis. Teil ju turgu ei ole Kasahstanis ja Uraalides ja te ei kasuta, teil on pabermaad. Ega mis ära ei viska, me paneme arhiivi. Võib-olla tulete 100 aasta pärast. Me keerame selle lehekülje lahti. Ova, siin on teie nimi, muidugi teie poja nimi. Poeg tunneb juba ära, et kui olete isa käis või niimoodi. Võt lihtsalt on niimoodi, et kõik dokumendid, midagi ei hävitata, midagi ei likvideerita, vaid läheb arhiivi. Ja võt arhiivist välja võtta. Ja võt see on nüüd see samane, et kui me tahame selle elektriga ikka tegeleda ja olla, siis peame selle kõigepealt ohutusseadused taastama, et minna üldse suuremale areenile, kuna seal kontrollid käivad üleüldiselt maailmas. Kui on tuumajaam, siis ega siis samane, kui vastu ei võeta. Ameerika ja Austraalia ja Kanada ja kõik spetsialistid, kõik alla ei kirjuta, jääbki üles. Nii nagu on ükskõik, mis ÜRO seadus või mingi muu on üks vastane, ongi kõik, seisab. Aga millega võiks seletada välismaiste elektri- ja kütuseettevõtete lahkumist Eesti turult? Te juba sellele teemale eelnevas kõneluses pisut viitasite. No vot, mina kui lihtsa matemaatikuna, arvestuna ja tehnokraadina või nagu siin võin kõhuga öelda, et mõni aastat on ka natukene elektriteadust tehtud, näen seda asja niimoodi, et kui Statoil oli, siin läks ära, tehti tsirkliks, ta müüs lihtsalt maha Kanada firmale. Imatra ja Elekter, kes ehitas Haapsalusse ja Viimsisse üles korralikud elektrivõrgud, neil rikkeid oli minimaalselt. Soome firma läks ära. Nii, siis edasi siin veel mõningad, M-Power oli elektrivõrkude ehitus, M-Part, nüüd on N-Serve. See oli nüüd Soome sisene müük toimus ära ja tõenäoliselt see turg, kas on just nüüd nende bürokraatia masinate pärast, bürokraatide valitsuse või kohaliku või muu valitsuse seadusetu pärast läksid lihtsalt minema. Kui pead suure paberi variandi ära tegema, ütleme, et ei ole elektriseadust, on seadme ohutuse seadus. Ja seadme ohutusseadus, mis asendab nüüd elektriohutusseadust, on selline huvitav asi sees, et sealt kui välja loed, siis tolmuimeja ja suure aatomi elektrijaam on mõlemad on seadmed. Nii et kui seadme ohutusseadus, mina ise olen siin paljudele rääkinud, kui tolmuimeja seisab nurgas vaikselt, siis ta on juba ohtlikkuse allikas, sest seadme ohutuse seadus. Ja vot see ongi, ma arvan, põhjuseks, et need välismaalased, kes tulid siia, näevad, et meil see seadusandluse pool on väga ebamaine, ütleme niimoodi. Ei ole ta tulus, ei äri ega midagi. Sest see on põhjendati küll, ma lugesin seda Statoili ära, et Statoili alla kuulus otse Norra firma alla, aga müüs selle ala, et seal saaks sõõrikuid süüa ja midagi seal sellist, kes täitsa imelikku, mis ei ole nagu kütuse ja tehnikaga seotud, nagu kokandus ja jaekaubandus.
no vot, see on ja vot Imatra, miks ära läks, noh Soome, aga ma vaatasin, nad ehitavad seal ju, kas oli nüüd Imatra all või oli Voima all, ehitavad uut elektrijaama Pühajõkki, 1 Vene VVR 1200 venelastega koostöös. Aluspõhi on valmis, juba hakkavad reaktorid varsti paigaldama. Need uudistes saab lugeda. Aga mis tõstaks Eesti energiasõltumatust? Me juba rääkisime, et Eesti tegelikult ju võiks toota vähemalt suurema osa vajaminevast elektrist ja ometi räägitakse meil elektrienergia sõltumatusest väga palju. No sõltumatust tõsta ongi, sest võtame need ära, kui nende eluiga saab täis praegult põlevkivi kateldel, Balti ja Eesti elektri oma, ütleme 10 aastat, võib-olla nad veel kuidagimoodi töötavad, need põlevkivi katlad. Need on vaja kas uuendada, ära vahetada või panna täielikult roheenergia tuumajaam püsti. Ja tuumajaam ei tohiks olla väiksem, praegult olen kuulnud, et tahetakse 300 megavatist panna ja 900 kaub ära, 900 Auveres, noh 1500 on praegult nagu meie maksimum jämedalt võeldes, 900 ja kaub ära, 400 jääb alles ja 300 paneme juurde, saame 700. Me oleme kännu taga ja kui arvestada ära ja küsimus tekib, kas me siis kolime siit minema või? No mina küsin, sest on vaja ju võimsusi tõsta, nagu maju tuleb juurde ja teine küsimus, põhiküsimus nüüd valitsusele ja kogu süsteemile. Kas hakkame ka siin midagi tegema? Hakkame siin tootma. Meil on vaja tootmisvõimsused kõigepealt kokku lüüa. Sest Euroopa jämedalt korrutab 2. Ja kui ma käisin Tallinna Tehnikaülikoolis, siis oli ka arvutusteguri juures oli üks Tambovi konstant. Võib-olla olete kuulnud. Jaa, olen. No, et selle pidi sisse panema, see oli 45 prossi, panid juurde, siis see masin läheb käima igal juhul. No. Ja vot siin ongi nüüd vaja teada, mida me tegema hakkame. Vot see kõigepealt kokku lüüa ja vot siis teha uuringud ära, kuhu, mis ja milline jaam panna. Ja kuna terve maailm praegult selle VNN 3 tähe, kui arvutisse lüüa, siis kõik näitavad, kõik ärkavad. Belgia, ma lugesin tänast uudist, Belgia nüüd avas silmad ja üks tahab kinni panna, juba pidurdub, ei hakka kinni panema. Lihtsalt konserveerime ära ja Ukraina kohta võime ka seda öelda, et meil tehakse poliitilist tralli siin, et sõda, aga Ukrainas on 15 Vene tuumareaktorit ja nii palju kui mina tean, siis kus on tuumajaam või tuumajaamad, seal sõda ei tohi teha, see on maailmas keelatud ühesõnaga. Kui keegi tahabki minna, siis ma ütlen sealt ülevalt keegi tuleb ja sätib jälle asjad õigeks. Et keegi jälgib, keegi lubab, kes on, aga ei lasta teha. Aga meie all siin me omavahel sedime lihtsalt geopoliitilise pärast. Ja kui meil ei ole seda plaani praegult, et palju meil vaja teha, ei ehita siia tuumajaama ja jääb meil see 400 ja mingi 300 veel, see minu mõtte järgi näitab ära, et see on nüüd kaevandamise jaoks vajalik elektri hulk. Ja kuna meil on, kui ma veel koolis käisin, oli mäeosakond oli ka Tallinna Tehnikaülikoolis, ehk tipis oli, mäemehed nimetati, geodeedid, siis nad on selle Eestimaa läbi puurinud, nad teavad, mis siin sees on. Ja kogu see dokumentatsioon, mis puurimine ära läks Moskva. Nii. Ja toon lihtsa näite teile, Sillamäe, nagu teate, oli kinnine linn. Nii. Ja mis tehas seal kõrval tuksub praegult? Muldmetallide tehas. Seal oli siis radioaktiivne järv ja nii edasi. Ja see ehitati tollal 50-ndatel sellepärast, et leiti Sirgala karjäärist uraani. Ja nii edasi, ja nii edasi. Seal on neid kraame küll, neid muldmetalle. Ja kuna praegult tuuakse isegi Hiinast ja kust kohast tuuakse sisse ja seda
elektrijaama nagu või seda tehast ära ei hävitata või ära, siis on seal mingisugune seos, kui hakata mõtlema niimoodi mõistlikult, et tehas on ju olemas. Siit me jõuame järgmise küsimuseni, et kas Eesti Vabariigi prioriteediks ikkagi ei peaks olema Eesti rahva hea käekäik, meie püsimajäämine, meie toimetulek? No vot, see on niisugune huvitav küsimus. Ma arvan ka. Ma arvan, et ka natuke põhjendatud küsimus. No see ongi põhjendatus, sellepärast tulebki ära, milleks me oleme siin üldse oleme, siin platsi peal. Milleks me räägime eesti keelt? Ja? Milleks me nõuame kellegilt eesti keelt rääkimist? Kui ta tuleb siia elama, teha talle hea elamine, ei ole vaja sundida teda eesti keeles rääkima. Võtame kõrval idanaabri. Nii palju, kui ma olen neid lugenud, venelasi on üldse seal 20%. Ülejäänud on muud rahvad. Nii. Aga neid ühendab vene keel ja nad peavad selle riigi kodanikuks. Ja, aga meil siin, ma ei tea, ja see küsimus on, me peame siin jääma ju, sest me oleme ju küllaltki heas kohas. Ma toon lihtsa näite, siin aastaid paarkümmend sai tagasi käia, sai Palangas minna. Läksime ka telkidega sinna puhkama leedukate juurde. Leedukas küsib seal meie vanune, mis siia tulid? Tulime lihtsalt vaatama. Mida te siin pahiti? Mina tulin ju Kaunasest, meil merd ei ole. Teil on ümber Pärnu, Haapsalu või Haapsalu, Narva jões ja teil on merd küll. No sellised asjad, et meil on niivõrd hea asukoht selles suhtes elamiseks. Kõik on olemas. Aga miks me oleme siis olukorras, kus Eesti rahva elujärg läheb praegu väga-väga suure tempoga järjest kehvemaks? Me oleme hüperinflatsiooni olukorras ja hinnatõus, mis meid nüüd lähematel kuudel ees ootab, saab olema ikka märkimisväärne. See on, seal on natukene vale sõna, isegi märkimisväärne. No see oli tagasihoidlikult väljendatud. Õudne on ta tuleb, sellepärast need viimased ettevõtted, kes siin proovivad veel ellu jääda, neid on vaja aidata. Ja aidata, ütleme, vaeseid pensionäre ühtlaselt ja mängida see kogu see börsi asi kinni öösõnaga ja hakata siis vaatama kiiresti, mis on vaja teha. Sest minu küsimus on ka praegult üldse valitsusel, kui me tekitame praegu kriisi olukorra, no sellise mõtte. Ja mis siis juhtub? Toome just selle samase pere näite, mis siin oli, et kas pere on vaja. Mees on, naine on. Nüüd kütte kaob ära, neil on väike laps. Nii. Süüa ei ole, külm on, talv on. Mitte midagi ei ole, majas ei ole, kõik on külmand. Ja laps sureb. Mis siis toimub? Kujutate ette seda, võt seda pilti. Võt see on nüüd see vastus, mis ma ütlen. Naine ütlen emadusega, ta läheb hulluks. Aga mis isaga võib juhtuda? Isa läheb ja... Hakkab otsima neid süüdlasi. Nii. Ma ei hakka seda pikemalt panema, neid Ameerika filme on küll ju, mis on näinud, kui lennukis läheb kaduma ja kuidas siis tegutsema hakkab. Ja lihtsalt tal on elu eesmärk kadunud. On ainult leida süüdlased. Kõik. Ja kas ema tuleb sellest matsust välja, see on väga raske. Mina ei oska, sest nagu öeldakse, et mees ei saa kunagi naisterahvast aru ja naisterahvas ei saa meesterahvast ära. Vot sellise olukorra juurde jõuame praegu, kui me ei hakka liigutama ennast. Ootame veel siin kaks aastat ära, siis lähme jälle hääletama. Siin on vaja kardinaalselt, tehniliselt, tehnokraatlikult mõelda. Meditsiiniliselt niigi on ära, et on ühtepidi, et käime maskidega ja seda, siis see on üks teema, aga nüüd maskide kõrval on veel üks selline kole kild sätitud, mida on võimalik lahendada. Just nende lepingute ülevaatamisega anda ära. Ja põhiline, mis sellega seoses oleks, mitte ei ole vaja seda energiasüsteemi hakata nüüd reformima, nagu siin jutud tulevad. Reformima tuleb hakata ülevalt. Kala ju hakkab mädanema peast. Nii. Ja meil puudub kes? Energeetika, minister. Ümberringi meil naabritel on energeetika ja majandusminister. Tema poole helistatakse, selle alla kuuluvad kõik müügiettevõtted annavad aru,
juhtmeettevõtted, nagu siin see pilt on, tema vastutab, talle helistatakse, jama tuleb, siis tema paneb mehed tööle, kuidas sellest jamast ära saada, kui ruttu saab sellest kasiinosõltuvusest lahti, palju on vaja maksta, et see kutt enam seal ei käiks et saaks sellele majaga lahti, et ta ei puutuks. Siis järgmine asi, et mis teha, kui kaua veel töötavad need katlad ja kas on vaja pidevalt remontida seda Auvere jaama, mis on aeg-ajalt remondis, et ta on mingid vead on sees juba. Nii. Teine lugu, et kaua kannatavad need kaablid. Need kaablid on ka kordamööda, kogu aeg on väljas. No, nad on ka tehtud ja ei kannata välja, et kui koormused tulevad, külm ja ära, sest nõukaajal tehti alajaamad, tehti hoopis topelt suuremad. Suured majad olid, rahv oli keskel, oli kõva kuum ilm, ta ei teinud välja, tuul käis läbi. Talvel sama lugu, ta ei juhtunud midagi. No vot see oleks väljunud, et praegult et vedada ta ühesõnaga valitsuse tasemel, et liita need Eesti Energia, kommunikatsioon, kõik see Elering, Elektrilevi, siis Eesti Energia, kõik kokku. Et alantes kaevandused, on jälle Eesti Energia all ja kõik kaevandus, juhtmed, kogu elektriasi läks ühte kätte. Sest selle järgi lähevad juba soojamajandid, katlamajad ja see kõik on energeetika. Ma tänan teid selle tänase meeldiva vestluse eest. Te käisite välja ühe väga huvitava mõtte. Eestis võiks olla tuumajaam ja sestap ma teengi teile ettepaneku saada siin Välgatuste saate stuudios uuesti kokku ja rääkida ja otsida vastust küsimusele, kas tuumaenergia on käsitletav roheenergiana. Aga mida soovite tänase saate lõpetuseks kõikidele meie vaatajatele omalt poolt öelda? Tahaksin lihtsalt öelda see, mida praegu pakutakse teile massimeedias ühest hulgast teised, Ukraina küsimused, Valgevene küsimus kukkus ära, ühesõnaga, mis meid üldse ei puuduta. Kasahstanis näiteks ma lugesin uudiseid, kõik on korras, tuumajaamad ja kaevandused, kõik töötavad, energia korraks viskas lakk, said korraks jälle alla. Ühesõnaga, igasugused mädapaised, mis siin ümberringi on, mina nimetan selle mädapaiseteks, mida tegelikult ei ole. Et lihtsalt vaadata, uurida kogu seda pilti laiemalt, sest suurriigid, niisama, nendel on kokkulepped, suurriigid ei kakle. Nendel on ärilised asjad paigas, nii teaduslikud, nii meditsiinilised, kõik on paigas. Aga kaklema pannakse lihtsalt väiksemad ja väiksematelt on vaja ära võtta mis asi. See samane väike korter, see samane väike rahakott, see sama väike maatükk ja need tuleb lihtsalt ära võtta ja ta siis läheb minema. Ja siis plats on puhas ja tulevad siis tagasi, sest raha, ütelge niimoodi, ei saa jumalaks teha. No see oleks, et rahu, ainult rahu, nagu ütles ka kuulusmees Karlsson, kelle raamatut hakatakse nüüd nagu ringi kirjutama, et seal on üks tumedam mees sees. Nii et aitäh. Suur aitäh, Andres Saukas, selle meeldiva vestluse eest. Soovin teile, teie perele, lähedastele kõike head, püsige terved ja uute kohtumisteni siin stuudios. Aitäh. Head vaatajad, selline oli tänane Välgatuste saade. Rääkisime elektrist, stuudios oli külas Andres Saukas. Ilusat päeva ja uute kohtumisteni.